No tere jälle siis. Täna on, mis päev täna on? Kolmapäev juba. Ma ei ole mitte midagi filminud, ma ei ole põhimõtteliselt mitte midagi eriti teinudki. Igatahes, siin on natukene asju ringi liikunud nüüd. TR seal, XD siin, Bulldog siin ja Honda on siis pingis praegu. Põhimõtteliselt Hondale on praegu 2 huvilist ja homme tullakse vaatama õhtul 6 aega, esimene tuleb vaatama ja ma kisun siis kõik asjad maha, et siis on korras sellega. Võtan, seda saab alati kergelt peale panna, aga siit ma pean paagi lahti laskma, üles tõstma, vist pidin, ma vidasin kuidagi siit vahelt selle toitejuhtme, et siis saab selle ka heaks ja natuke tahan amorti peale keerata, tagaots on nii pehme. Ma loodan, et amort ise läbi ei ole, et on terve aeg siuke pehme lödi ja tagaots olnud. Et eks ma teen selle, proovin ära teha, vaatab, kas üldse saab ligi ja siis äkki saab peale keerata. Ja mis veel? Rohkem ei olegi. TR-il sai siin, ma värvisin selle mustaks ka. Tagant poolt on näha. Päris rõve jäi. Siis ma mõtlesin, vahet pole, ma proovin kile peale panna. Ja äkki on natukenegi parem, et see on ka enam-vähem nüüd valmis siin ja selle siis mingi aeg viskan peale. Nüüd kui Suzuki seal on, siis saab selle mingi hetk välja ajada, isegi pilti äkki teha. Ja kas ma üldse ütlesin, miks need liigutatud ka on, sest et uskuge või mitte, aga homme hommikul tullakse nendele Yamahadele järgi lõpuks, et lähevad need ära, saab ruumi juurde kõvasti ja siis ongi, jääb 2 ratast ja kui nüüd see ka mingi hetk ära läheb, siis kui läheb, et see, kes homme tuleb, ma arvan, tema veel kohe ostma ei hakka, tema elab natuke lõuna pool kuskil keskel, Hispaania keskel rohkem, ma ei mäleta kui kaugel, mingi 200 kilt ikka, võib-olla rohkem ja ta lihtsalt on siin kandis praegusel hetkel. Ja siis ütles, et ta tuleb, vaatab üle. Ja teine tüüp on Hihonis siin samas ligidal. Tema ütles, et ta tahab kindlalt selle ära osta, kui ta on vähegi okeis korras, et ta saab aru, et see on 89 aasta ratas ja mitte uus ratas. Et siis ta võtab pigem kindlalt selle ära. Et äkki läheb ära lõpuks, äkki ei lähe, eks näis. Kui läheb, on hea, saab ruumi juurde, aga siis ei ole mul millega sõita, aga samas ma ei taha sellega sõita ka väga, sest mulle ei meeldi see isteasend, nagu ma juba mingis osas rääkisin. Ja jah, ega rohkem ei olegi. Siis saab TR-i edasi teha siin vaikselt. Ja vot, aga praegu ei olegi rohkem, kui võtame koti maha ekraani küljest, vaatame, mis amort teeb, kas saab ligi või ei saa. Ja siis on hästi. CBR-il on nüüd kõik vidinad küljest võetud, mida siin vaja pole. Õnneks väga palju siin asju pole. Aga ei saanud siin seda amorti timmida mitte üldse, sest et see on nii kinni. Ma ei saanud sinna nagu, see ei keera lihtsalt see regullimis see. Ja ma ei tea, võib-olla on amort ise ka juba kutu nagu nii, et jah, tundub liiga pehme olevat, võiks natuke jäigem olla, aga ma ei saa seda jäigemaks ka keerata, sest et nagu ikka see reguleerimis, see mutte, või see ei olegi isegi mutter nagu tavaliselt, see on lihtsalt mingi siuke ketas seal, mida peab keerama, aga ei ole võimalik. Ruumi ka nii vähe, et ma ei hakka siin paaki asju küljest võtma. Ma ühe kondli lasin külje pealt lahti, võtsin ära küljest. Põhimõtteliselt oligi selle, võtsin ära siit ja siis sai natuke juba ligemale sinna amordile, aga ei kannata seda keerata, et peakski aku korpuse maha võtma ja ma ei tea, mida kõike veel, kuidagi tagaratta õhku rippu saama või natukene pinget maha, võib-olla siis saab juba kergemini, aga praegu siin ei anna midagi teha. Aga pole hullu. Mina olen niimoodi sõitud, kannatab sõita küll, ta lihtsalt võiks veits jäigem olla. Mis veel? Ega rohkem ei olegi. Oota, mida veel? No ei ole, jah, ei ole vist mitte midagi. Siia mul ei olegi. Ma ei tea, ma ei taha midagi rohkem rääkida, sest midagi ei ole. Igades vaatame, mis homme hommikul saab. Yamahad lähevad ära, siis on ruumi juures, siis saab Honda siit jälle tõstukilt maha ja õhtul 6 ajal siis homme tuleb vaatama see esimene tüüp. Ja eks me näis, mis ta räägib. Kas ta tahab või ei taha. Seda näeb kõik homme ja kuuleb, aga davai.
vaatame, millal ma jälle filmin siis. No nii, Honda vaadati ära ja esimene silinder külm. See toru ei lähe, see sumpsi toru ei lähe kuumaks sealt ja nii on. Ma ei tea, no ta käis sõidul ära ja mingi 4000 peal tulid kõik silindrid järgi, aga külma, niisama ta ei tööta. Vähemalt ütles, et tuli järgi. Mina ei ole sellega 100 aastat sõitnud. Siis tegime kiire testi, võtsin piibu maha, küünal otsa, säde on, nii et karpa uuesti maha. Karpa sai kunagi maha võetud juba. Ja nüüd on seda vaja uuesti siis teha ja puhastada. Ma ei tea miks, aga ma olen sellega, ma ei sõida ka sellega, võib-olla on siis midagi ummistanud ära või ma ei tea, väga imelik. Igatahes, kui ma juba siin olen, kui juba ratas ilusti pukis on siin, siis klapid teevad ka ikkagi häält. Mind hakkas täna häirima siin ja teeme klapiregulli siin ära, mis meil muud üle jääb. Et minu meelest ma ei ole siin jahutusvedelikku kohetanud, aga äkki saab siit ilma jahutusvedelikuta tehtud, kuigi ma kahtlen, sest siin väga palju ruumi pole ja pigem tuleb radikas ka eest ära. Aga siin on kõvasti lammutamist, siin tulevad plastikud eest ära ja mõnusalt ikka, Aga vaatame, mis saab. Ja siin on nii palju ruumi, kus kõndida, et ma ei tea, kuhu minnagi. See Suzuki sai täna mitu korda väljas käidud niisama, sest kütus pole tööle, ei saa panna, et proovisõitu teha ei saa. Aga jah, panin kotikese ka siia taha ära, nüüd see on nagu päris matkapill juba. Jah, ega rohkem jällegi, selles mõttes praegu on nii ja ma hakkan siis tegema seda, eks siin nagu nii karpa tuleb maha ja siin on teha, aga pole hullu, teeme ära ja saab tehtud. Ma vaatasin ka, et sellel ei ole vaja seibe alla, seal on lihtsalt mutri ja selle poldi süsteem või mis iganes see on, et keerad polti peale ja siis saad klappe regullida. Ehk see on kokkuvõttes on see suhteliselt kerge. Ei ole vaja nukkasid maha võtta, ei ole mitte midagi vaja teha, lihtsalt surnud seisu ära kontrollida, peale keerata ja ongi korras, et saab kergelt tehtud. Ma kartsin, et siin on vaja, nagu tavaliselt, et nukad ikkagi maha, kui on vaja neid klappe hakata või neid seibe vahetama. Aga sellega läheb kergelt. Ja jah, ta ütles küll, et ta on huvitatud ja värki, et ta mõtleb paar päeva, aga ega need mõtlejad on ikka, aga vähemalt tuli koha peale ja ütles, et jah, tal endal on ka 2 tükki vist on olnud ja ma ei teagi, midagi on, et 2 tükki endal või 3 tükki on kokku olnud, praegu on 1 veel ja selle siis üks maha ja selle võtaks siis endale. Aga võt, praegu hakkame tööle, mul rohkem siis midagi rääkida pole, et täna oli nii soe õues, siin lapsed on lühikeste riietega, kõik on ülimõnus, garaažis mul on ainult 12,8 kraadi, selleks mul kampsun on, aga lapsed on õues lühikeste riietega praegu. Et päike paistis, suvi oli siin ja mis tänane kuupäev on 29. jaanuar, siukest ilma pole ammu olnud, eelmine aasta oli rohkem siukseid ilmasid, kus sai lühikeste riietega käidud. Võt, ja täna tuli ka siis lõpuks, aga jah, hakkame tööle. Niimoodi näeb päris tuus välja ratas, et peaks siis siukseks jätma. Põhimõtteliselt võtsin siin kõik laiali, karpad küljest, see on kõik juhtus eile juba, eile õhtul tegin siis veel, puhastasin esimese selle karpa ära. Tundus, et see tühikäigu tüüs on natukene must, aga loodame parimat, paistab paremini läbi kui varem. Ja mis veel? Ja siis sai kõik ülend laiali lammutatud, et saaks hakata klappe tegema. Põhimõtteliselt mul tihend vaja tellida veel, aga radikas tuli eest jahutusvedelik välja. Nüüd saab jahutusvedeliku ära vahetada uue sisse, siis on selle korras. Laguneb suhteliselt kergelt. Ootasin hullemat, kartsin rohkem. Selleks ma ei viitsinud tegelikult klappe teha ka, et nii palju on vaja teha siin, lammutada neid kondleid asju, aga väga hästi lagunes. Radikas tuli kergelt eest, mõnus oli teha, midagi hullu ei olnud. Ja ma võtsin aega ka, 2 tundi läks aega, sinna sisse kulus siis karpa puhastus, ühe selle oma ja mõnede plastikute parandamine, et siin oli kuskile ma panin neid tükke, ma enam ei mäleta kuhu, aga kuskil sai mingeid tükke parandatud natukene, sutsukene, mis siin katki oli.
ja jah, siis sai laiali võetud. Et kiirelt läks, no ma tegin ka niimoodi järjest ära. Seda ratast on natuke kergem teha, sest ma olen seda juba suhteliselt palju lammutanud, siis ma teadsin, kus mida käib, et ei läinud nii palju, karpa on juba korra mul maha käinud ja kõik oli, tee oli tuttav nii-öelda, lihtsalt see esimene osa edasi veel teha ja radikad kõik, see oli uus. Ja siis on mul auto siin, autol sai siin rattad ringi tõstetud, sest esisild on veits paigast ära, kus mu lamp on, et mõlemad rehvid, noh praegu panin tagumised ette, tagumised on veel väga head, mustrit räigelt, aga esimesed on ära söönud, küljed täitsa siledad ja seespoolt ka. Ma arvan, et ei ole siin asi selles, et rehvi rõhk on vähe, sest et siia ma olen pannud või noh, nii nagu ette nähtud ja samamoodi oleks siis esimesed või tagumised, mis ennem need siis oleks küljed ära söönud, kui oleks rehvi rõhust olnud. Aga jah, praegu läks nii. Nüüd saab edasi sõita 17 000 jälle. Praegu ongi 17 tonni jälle sõitnud nendega. Tutikad rehvid läksid, kui ma sain auto minu meelest, kui mul õigesti meeles on. Aga need võiks mingi aeg ära vahetada. Siin on uusi piduri klotse vaja ja kettad ka siis uued. Klotsid suht otsas. Ees on viisakad. Ees on uued kettad tunduvad ja klotsi praegu kahjuksid vahelt. Ma vist ei näita, sest ei näe. Aga taga on näha, et klots on põhimõtteliselt ei, siin ei ole näha. Suts on veel, aga plaan ongi see, et tellin rehvid, tellin piduri asjad, klotsid, kettad ja siis üks päev hakkan tegema siin. Et võtab rattad alt, veeretab teise poole mäge, need tunnelist läbi on kohe töökoda, laseb seal ära vahetada, samal ajal siis ma juba tulen koju äkki, teen pidurid ära, pärast lähen järgi ja saab plaks-plaks tehtud. See on võib-olla kõige kergem mõte, et vaatab. Ega rohkem ülegi. Jõudsin täpselt niimoodi ära teha, et hakkas sadama. Et märjaks ei saanud, auto saab ainult märjaks. Ma pean ühe asja veel tegema. Mille jaoks ma pean välja minema. Need on täiesti otsad andnud. Kas siin on märg? Siin on näha, et siin on märg ka. Birgiti lapid on siin praegu ees, aga siit tuleb täpselt, siit tuleb sisse. Ma viskan siia hermetsi vahele, kuigi noh, praegu ei ole ilm hea selle jaoks, aga proovin nii palju kui saab. Igaks juhuks selle poole ka ära teha, et need kummid on surnud. Paneme need korda, siis ei karda vett auto enam. Sõidaks nagu kabrioga ringi, kus vihma tuleb, siis tead, et hakkab vihmast sisse sadama. Aga teeme kerge fiksi ära, natuke auto haiseb pärast äädike järgi, paneme lihtsalt gasket makerit, tegelikult võiks mingit silikooni panna, aga mul ei ole, ma ei millegi pärast ei olegi vist ostnud endale läbipaistvat silikoni siia, aga musta jääb ära, peidabki paremini ka, mätsime sinna vahel lihtsalt ja peab ainult ära tihendama, muud meil ei ole seal vaja, midagi ilusat ei ole vaja, auto on ju pildik. Vot, aga teen ära auto alla järgmist klippi, ma ei tea, mis näib. Võib-olla klapi seisundeid, mis need on seal. Vot, aga davai praegu siis. Jälle laupäev käes siin, et autole sai siis kõik tehtud, rattad vahetatud, see vist oli tegelikult eelmises klipis juba tehtud. Roolivõimu pump vist hakkab otsasid andma, tundub kuidagi väga kahtlane vahepeal. Eile jamas kuidagi eriti palju, muidu on niimoodi, et panen tööle, siis on tunda, et on raske, aga eile oli kuidagi pikemalt. Täna hommikul läksime sõitma, oli kõik korras, polnud midagi viga, et tasa ja targu läheb ka see pump vist. Kindlasti on vaja sillast sendi teha, mida ma siin ei taha teha, ma ei taha kuskile viia endal seda autot, sest mulle, nii palju kui ma juttu olen kuulnud, siis on liiga palju asju vaja tavaliselt teha ja nad teevad mingi suvatöid seal. Et sillal on nagu nii vaja rooli ots veel vahetada ja eks ma proovin siis äkki ise. Ma tean, et ralliautodel tehakse ju ise sillast tende põhimõtteliselt kuskil raja kõrval vist, et nööri abiga või millegiga. Ma vaatan, ma proovin seda tehnikat või siis ostan iga 15 000 tagant ette uued rehvid. Mingid odavad, praegu on ka mingid täiesti nagu eriodavad mõttetud rehvid. Ma ei tea, mis rehvid need seal on, aga ma ei soovita neid kellegile selles mõttes, et isegi siukse vihmase ilmaga on nad päris libedad, et mõttetud rehvid. Siis, mis veel? Ega rohkem midagi olegi.
mingid juppe on siis vaja tellida autole, mida ma pole loomulikult tellinud. Ja praegu ongi Honda aeg siis, tegelikult. Tahtsin siin TR-iga ka esimese sõidu teha. Nüüd, kui kõik on siin nii-öelda korras, või noh, enam-vähem sõidu valmis, paak oli täiesti tühi. Honda paagist siia sai siis päris palju kütet lastud. Et jah, aga aku on veits nõrk ja ei saanud tööle. Praegu on ilm on ilus, päike paistab ja vaatame pärastpoole. Praegu ma hakkangi sellega tegelema. Mul veel tihendid pole siia tellitud, sest laupäev, mis ma tellima võin homme ka tellida, ega ta kiiremini ei jõua. Ja siia on tihendit vaja ja ega rohkem midagi olegi. Et hakkan mõõtma. Võtame küünlad maha, kaane maha, keerame surnud seisu ja läheb mõõtmiseks. Vaatame, mis siit välja koorub siis, mis tulemused. Teeme natuke juttu ka. Lambiga saab isegi näidata. Kõik on maas nüüd, saab siin mõõta ja värk. Ja siin on siis näha, siin on see kruvi ja polt või tähendab mutter ja nii-öelda polt siis, mida keerata. Ja ma hakkasin mõõtma, siis ma toppisin kohe instinktis ja selle vahele, sest tavaliselt on see, et kui saab siit keerata, siis siit selle alt on ka mõõtmine. Aga siin on siuke huvitav süsteem, et siit on vaja nuka alt hoopis mõõta, ehk siis siia vahesse on toppida vaja, siia alla, seda vahet on vaja mõõta. Ma ei tea, kas siit tagant poolt on äkki parem näha, et siia vahele, nuka ja selle, siis ma ei tea, võiks ka öelda, kas see on siis nookur või ma ei tea, kuidas seda detaili nüüd kutsuda, mis siit üle jookseb. Aga siit, pigem on ju nookur. Kes targem ütleb kohe. Aga jah, siit timmime seda siis see poole, nagu ikka, siis see läheb vahe kokku siin nuka ja selle vahel siis. Et siuke huvitav süsteem, kuidas mõõta. Ja siin ma joonistada ei oska, siis ma ei osanud nuka poolkuusid teha. Nii et ma märkisin ära, et kitsam osa, ehk siis see kitsam on siis see, mis ma ära värvisin sisu siia. Ja 2 eraldi nii-öelda sammu on siis, mis mõõta. Mul on step 2 praegu. Ehk siis siit poolt vaadates, siit on mul õige koht ja siis mõlemal pool on siin keti rataste peal, hammakate peal on märgid. Need peaksid joonduma mõlemalt poolt, teiselt poolt vist ei näe praegu. Ei näe. Ja siis peab neid, kus need on, neid poolkuusid vaatama siit poolt siis. Kui need sisse on, nagu praegu siin, siis on teine aste ja mõõdame siit. See lahti ei tulnud, see peaks olema mingi 7 Newtonit ainult. Ei tule, see läheb siin, nagu näha, siis on juba siit alt natukene kõveraks läinud. Nii et 6 käik sisse, rattaga pöörasin, samal ajal jälgisin, siis siit oli kergem jälgida, et millal märk kokku jookseb. Ja siis vaikselt keerasin ja praegu on paigas ja mõõdame siis step 2, mis on esimene, teine, 3. silinder. Esimesel saab sisse ja väljalaske mõõta, teisel väljalaske, 3. sisselaske. Siin mõõtsin ära kõik. Selle järgi veel ei ütleks, et need, mis klõbi sees olid klapid, sest kõik on pigem kinni kui lahti. Lahti ei ole mitte ükski. Sisselase peab olema 0,16, väljalase 0,2. Sisselase 0,14, 13, väljalase 14, 6, palju see on? Mis number? 16. Siin samamoodi, et kõik on pigem kinni kui liiga lõdvalt. Ja siis pärast keeran uuesti ringi mootori ja siis mõõdame teise, 3., 4. ära. Teises sisselase, 3. väljalase, ehk siis vastupidi neile ja 4. mõlemad. Loodame, et kuskil tuleb ikka üks mingisugune või paar, mis on lahtist. Kui ei ole, siis äkki ei kettklõbista või midagi, ma ei tea. Praegu on küll siuke, et mis see klõbin olla võib. Siit ei paista ka, et kuskilt ükski see väljalaske kollektoril mingi leke oleks, et klõbinad siis välja tuleks, kostuks. Aga ma ei tea. Paneme praegu esimese steppi siis nii-öelda paika, pingutame ära ja liigume alla ja ma näitan lõpus siis uuesti, mis seisus
mis siin seisud tulid, palju mööda on ja mida siin timmida saab. Aga siin on korralik, siin on kõik vaja paika panna, kõiki natukene sutsuvaid niimoodi. Sisselased rohkem tähendab sisselased vähem, väljalased rohkem, need on rohkem paigast liikunud. Aga jah, no siin on sisselase ka päris palju mööda, aga ikkagi ei ole ükski lõdva ehk siis klõbinat, need praegu ei tekita. Vot, aga timmima. Klapid tehtud, klapivahed. Mis ma ütlen nüüd? Mitte midagi. Panin kaane peal tagasi, sest et tihendit ei ole, las ta seisab siin peal. Panin augud kinni, et midagi sisse ei kukuks. Siin on siis tulemused. Mis me näeme siit siis? Mitte midagi erilist. Väljalase, või tähendab teine see step siis, tegelikult esimene, kus teised silindrid tegime, siis siin ka. Kõigil oli natukene paigast ära, aga mitte midagi hullu. Ükski ei olnud suurem, ehk siis klõbistamist sellest ei tulnud. Ei tea, võib-olla on siis kett või miskit, kes seda teab. Loodame, et mitte. Ega rohkem ei olegi. Pidin siia sihukese special tooli keevitama endale, kust auk läbi ja siis siit august läks kruvikas läbi lapik. Niimoodi. Siis sai timmida, sest et need on siin suht sügaval, niimoodi kuskil jääb välja, siis siit lahti teha ja siis on vaja samal ajal, kui kinni panna, siis on kõige rohkem vaja, et saaks kruvikaga vastu hoida ja läheb nii kinni nagu peab. Siis siin ei ole midagi rohkem, siin on vaja lihtsalt juppi nüüd saada, et seda kaanetihendit saada. Ja siis käisin TR-iga ka, sõitsin korra mäest alla ja üles, sidur on nii otsas, et täitsa kohutav, see võtab nii lõpust ja vahetasin selle starteri relee ka siinpool ära, ta vana ei tahtnud üldse enam käivitada, panin uue külge, õnneks mul seal karbis on terve juhtmestik, võtsin selle, panin külge, plaks, läheb palju paremini tööle, aga siin tahab kindlasti veel karpa timmimist saada ja siuksed asjad, praegu ma seda nii soojaks ei lasknud ja ma ei viitsi sellega pimedas tegeleda ka, aga sain teada, et sidurit on uut vaja, sest et ta võtab ikka väga lõpust. Aga nii on, ega rohkem siin midagi ei ole. Selles mõttes, et täna on laupäev õhtu nüüd, kell on kohe 8. Ma arvan, et ma homme pühapäeval videot välja ei lase veel. Vaadake seda töökoja videot. Seal on päris head mõtteid tulnud osadel. Et mida võiksin teha siin garaažis. Eks ma hakkan mingi aeg vastama. Seal võib lugeda kommentaare pärast, kes nüüd vaatab järgi. Et osta, siin edasi tegeleda, siis osta Aagis neid tuua kliendi rattaid siia värki, aga see on kõik väljaminek, sest mul ei ole käru konksu, mul ei ole käru, ma pean need ostma. Mis veel? Ja kõige suurem probleem on see, et ma ei ole siin legaalne, et mingi hetk, ma arvan, kuskil ikka keegi võib tulla vaatama ja uurima, mis toimub. Aga eks neis, vaatame, kuidas asjad lähevad. Praegu on kõik, mul on must ka, ei ole vist. Praegu on kõik, lõpetame selle osa ära ja vaatame, mis järgmised asjad tulevad, millal filmin ja kõik siuksed asjad. Vot, davai, tšau siis. Eelmine klipp sai imelikult läbi, sest et see pidi tegelikult olema video lõpp, see oli filmitud 31. jaanuar ja jah, põhimõtteliselt pidigi olema lõpp, aga ma teen seda edasi, seda videot, sest et muidu ma oleks praegu hakanud uut videot tegema, kus ma siis hakkan Hondat kokku panema, sest et mul on nüüd tihend siin olemas, saab siin lahti võtta, uue tihendi külge panna, kõik kokku laduda, siis on hästi jaotusvedelik sisse ja siis vaatame edasi. Aga ma ei taha seda uut videot teha, sest et siis läheb kuidagi, see video pidi nüüd tulema, kus ma alustasin, see pidi tulema eelmine pühapäev, siis mis iganes pühapäev see oli, mitmes jaanuar, äkki 29, äkki, ma ei tea. Ja siis ma tegin vahepeale ju selle töökoja video vist tuli veel, jah, see tuli, siis tuli see raha, hooandja video ja muidu läheb kuidagi, asi läheb natuke käest ära, et siis ma jätkan seda videot, teeme siit edasi, paneme Honda kokku, saab Honda video nii-öelda, ma ei tea, kas see Honda video on, ega ma vist siin muud ei ole teinud, et saab see valmis,
paneme kokku, siis on jälle rahu majas. Ja see tüüp ei taha osta seda ratast, võib-olla siis see on nii halb ratas, aga noh, ta ütles juba tegelikult siia, kui tuli, et tal on mingid trahvid, mida ta peab maksma ja peab vaatama. Ütles, et noh, muidu võtaks, aga noh, jutt on alati üks, aga see on teine, mis reaalsus on, vahet ei ole. Mul ei ole selle rattaga tegelikult nii kiiret müümisel ka, et ma saan sellega praegu sõita, kui vaja. Mida ma räägin seda sõitmisjuttu, ma ei sõida sellega nagunii. Võiks maha saada müüa. Saab jälle raha juurde, et siis töökoja selna kuskile hoiupõrsasse panna või kõrvale niimoodi. Aga igatahes, mis ma siin pläkutan, ma hakkan tööle, paneme selle lõpuks kokku ära. Kasi midagi näidata polegi, ma võin korra näidata seda special tooli, mis ma tegin, kui nüüd gaas maas on ja saab paremini näha, kuidas sellega siis timmimine käib. Täiesti mõttetu tööriist, aga täiesti mõttetu on seda kuskilt osta ja tellida, kui keevitus on olemas kodus. Miks mitte 1-10 padrun, need 10 on nagu kõik teavad väga haruldased asjad. Aga ma sain võtta, mul on siin, oli neid võtta natukene. Aga hakkame tööle ja siis jutustame ja vaatame jooksvalt edasi. Kuidas siis tööreis töötab? Mida keerulist ei ole? Siin on mutter ja polt, mis iganes see siin on. See läheb siia peale. Vaatame, et no, kas läheb otsa? Jah, otsas. Ja siis võtame lihtsalt kruvika. Kruvikas läheb siit läbi ja saab timmida siin sees seda kaugust siis või vahe, et noh, reguleerida klapi vahet. Nii kerge ongi. Mitte midagi muud siin ei ole. Kõik on pinnad puhtaks tehtud, siin on tihend uus küljes, et põhimõtteliselt on valmis külge panema. Panin natuke hermetsi nurkadesse ja keskele, et ta ei kukuks ära küljest. Ta oli nii lebolt seal küljes, et igaks juhuks, noh, nagu nii on parem, sest ma ei saa seda siia külge panna nii mõnusalt, et ma saaks igalt poolt kinni hoida. Jube kitsas on siin, nagu ikka, aga siia ka sutukene hermetsi peale igale sellele ja ainult need kohad siis. Et siit otsast natuke niimoodi ja siit ja teiselt pool samamoodi ja mitte üleni kokku. Tihendab, et ei ole hermetsi vaja. Ja siis läheb kokku tagasi, vot. Kui ta mul siin juba lahti on, siis ma teen ka kompressiooni testid ära siin kohe. Esimesele tegin ära, tegelikult ma olen teisele ka juba teinud. Panin esimese uuesti sisse, et saaks siis pildi teha. Et ma teen igast silindrist pildid ka, kui ma ära mõõdan. Esimene on 10, teine oli ka 10. Et jah, ma ei ole pilti teinud teisest, nii et ma panen veel teise. Mõõdame kõik ära, vaatame, mis tulemused tulevad. Ja siis paneme kokku tagasi, kui ta juba lahti on, saab ju ära mõõta. No nii, mõõdetud. Esimesed 3. Päris ilusad. Kõik, noh, täiesti külma mootoriga. Viimane on natukene kurb. 4. silinder. Et ja, mis seal ikka siis läheb kokku tagasi nii nagu on, et ega ma siin midagi targemat tegema sellega äkka. No pole hullu selles mõttes, et paneme ta käima, kõik silindrid töötavad, siis ratas käib ikka edasi, sõidab. Ma siin nagunii neid silindre või neid rõngaid vahetama ei hakka. Ma tegin märja testi ja no ikka tuli seda. Ma võib-olla veits palju läks õli sinna silindrisse, aga mingi 13-14 barri tuli, nii et veits palju õli. Ma küll lasin sealt tühjemaks seda silindrit õlist, aga sutsukene läks võib-olla palju. Igatahes tundub, et on õlirõngad läbi. Suts vahepeal olen näinud mingit sinist tossu ka tagant, kui koha peal jummi anda. Ju siis 4. silinder ütleb, et aitab küll vaikselt. Aga pole hullu, 30, kui vana ratas on, 30, ma ei tea, ma ei oska arvutada, 37 aastat vana. Jah, vana ratas, 89 aasta pill, nii et on ikka 37. Mina olen 30, no ma ei viitsi arvutada praegu, ma igatahes 35 pluss aastat vana on see ratas juba, 36. No 37, jah, see aasta saab 37, ma ei tea, millal see toodetud on, nii et jah, siis on korras. Vana ratas, vaata, mis saab. Ratas näeb välja nagu ratas jälle, sai eile siin kokku pandud ja esimene silinder ikka ei tööta.
nii et võtame uuesti karpa maha, teeme uuesti selle ära, sest noh, säte on, küünal käis maas veel eile ja küünal jumala kuiv, mingit kütuselõhna, mitte mingit asja ei ole, et seal mingit plahvatus toimuks või üldse midagi. Et karpa maha siis jälle ja hakkame uuesti puhastama, teeme veel parema puhastuse kui eelmine kord. Loodame, et saab korda, kui ei saa, siis on kurb. Aga noh, kompressioon on esimeses silindris paigas või korras, nii et selles asi pole vähemalt. Aga jah, lapime juppideks jälle ja teeme puhtaks. No nii, siin on läinud, ma ei tea, 4, 5, 6 päeva mööda juba. Ratas käib nüüd. Ma ei ole mitte midagi filminud, sest ma üks päev hakkasin striimima ja ma 5 päeva ütti striimisin ja siis tüüpidega striimis tegime selle ratta korda. Mingi 25+ tundi vist läks siia peale, aga sai tehtud. Raske rääkida, mis, aga siin sai mingid korgid maha võetud või üks kork, mis ei ole mõeldud maha tulema. Võtsin maha, panime tagasi, tegime kõik ära. Ratas töötab. Nüüd on vaja veel kellad külge panna, karpat sünkroniseerida ja siis on sellega hea. Tagant lööb sinist ikka välja järgmiseks laiviks. Mitte järgmiseks laiviks, kunagi tulevikus, kui ratas alles jääb. Kui keegi ei taha sinist välja ajavat ratast osta mult ennem ära, siis kunagi teeme klapisääre tihendid, kolvirõngad, klapipesad, kõik asjad, mis teha annab. Aga ma ei jõua seda juttu kokku võtta, mis siin 25-30 tunniga juhtus. Kõvasti juhtus, väga palju. Vot. Teeme siis lõpuks selle video ära ka. Ma ei kujuta ette, kui pikk see tuleb, siis see on mingi 2 nädala peale, kui ma nii palju kui filminud siin ei jõudnud olen. Aga nii on. Teeme järgmises osas midagi uut. Davai, tšau siis!